oleme siin taktikastuudios koos Arles Liviga, Shadow kapteniga ja minu käes on, näed, Arles, on sellised ilusad medalid. Nende pärast see kemplemine siin nädal aega käibki. Aga esimene pikk avamere sõit lõppes. Sa ei ole veel, ütleme, väga isegi saanud puhata. Ma ei tea, palju sul merel selle 30 tundi jooksul aega oli. 2,5 tunnist unnakut sai teha ja öösel. Rohkem mitte, jah? Rohkem mitte, jah. Et see pikk sõit on alati selline väsitav ja kurnav ja ta nõuab ka sellist taktikalist ettevalmistust, et ega tavainimene võib-olla arvab, et minnakse merele ja siis tuul puhub ja siis kõik lastakse stardist välja. Et tegelikult on see etteplaneerimine päris kõva töö. Alustaks ikka see, et tegelikult hakkad tuult vaatama juba mitu päeva enne, et aimu saada, et kas on tugeva tuule siis sõit või on vaikse tuule sõit. Ja kõik paadid ikkagi on erinevad, siis on kindlasti see, et paljud paadid eelistavad tugevat tuult ja paljud vaikset, et kuna see paat on siis paremini optimeeritud just selle tuule jaoks. Ehk siis esimese asjana vaadatakse siis tuule tugevust alati. Ja no siis ilmateated hakkavad siis täpsemaks minema, eks ju päevalt kuni siis selle viimase hetkeni, kui merele minnakse, siis meie istume alati koos meeskonnaga. Kõik toovad siis oma paraku küll tasulised äpid välja ja kangemad äpid on siis see, kus 7 ilmaennustust siis omavahel kombineerivad selle parima mudeli. Ja siis istume siis poistega koos ja arutame läbi, mis me siis sellel konkreetsel päeval ilmalt ootame ja loodame. Sellepärast, et kuna tegemist on ennustusega, siis on see sõna lootus on ka alati asjaga seotud. Jah, sest vana võib oma arvamust ju muuta, eks. Absoluutselt. Aga kui me nüüd läheme selle võistluse juurde, et siin on väga hea võimalus, on olemas tracker ja trackeri pealt me saame nüüd rahulikult, aga üsna kiiresti järele vaadata selle suure pika sõidu, eks ole, mis põhimõtteliselt läks käima ju, no näed, nüüd läks sebimine lahti ja märgime ära, kus on Shadow. Ehk siin enne starti otsitakse oma kohta. Ütleme, et ilmselt on sinu jaoks väga oluline see, et sa saaksid stardist välja oma Shadowga nii, et sa ei jää suurte jahtide tuulevarju. Just. Ja see meil stardis ka õnnestus ja kuna meie jaht on üks aeglasemaid grupis, siis on sellise hea koha leidmine nagu raskendatud. Ja eriti raskeks meie jaoks tegi selle sõidu alguse see, et oli selline pikk ühe halsiga minek ja kus kõik siis ühel hetkel võtavad ennast rivisse ja proovivad siis võimalikult head kohta selleks pikaks minekuks leida ja no te olite kõige vasakpoolsem. Sinna vasakpoolsemaks me kindlasti kõige vasakpoolsemaks minna ei tahtnud, vaid meid sinna sunniti, sest iga kord, kui me üritasime jälle otse märki sõita, siis tuli mõni kiirem paat, kellele sundis pauti. Jah, kes tuli ja lihtsalt pautis meile otse peale ja sundis meid siis jälle ära minema. Nii et tegelikult, ütleme nii, et me teadsime, et me oleme selle rivi lõpus, peamegi olema, aga kindlasti me oleksime tahtnud olla võib-olla 0,2-0,3 miili eespool. Ja ütleme siis pärast seda pikka krüssu, siis tuli esimene selline poolterav minekus, siis meie Skenakeri saite ülesse panna. Meie põhiline trump ongi alati olnud ka need teravad Spinnakeri otsad, neid me sõidame väga hästi, meil on hästi hea meeskond on treeninud selleks ja seal me oleme alati hästi kiired. Ja siin me juba oluliselt sellel otsal kohendasime oma positsiooni, aga ütleme, need mõlemad otsad stardist kuni siis ka sinna esimesse ja teise märki, et neid võis eile kutsuda selliseks proloogiks lihtsalt. Sellepärast, et nüüd kui me näeme, et jahid lähenevad siis külgtuules märgile, siis
pärast seda märki algas siis selline pikk vastutulot. 80-miiline ehk siis jah, 100, mis see siis on, 50, 140 kilomeetrine vastutuule krüss, eks ju. Kus siis kohe alguses oli aru saada, et seltskond jaguneb 2 koolkonnaks. Meie vaatasime ilmaennustusi ja me olime üpris kindlad, et tuul keerab vasakule. Ainukene nüüd asi, mille vahel need ilmaennustused omavahel vaidlesid, olid see, et mis kell see juhtub. Ja siin on oht see, et kui ta juhtub liiga hilja, eks ju, et siis on see nagu see vihm, mis kõrbes tuleb liiga hilja, et sajab su kontidele lõpuks, eks ju, et kui sa sinna kohale jõuad ja seda pööret ei ole toimunud, eks ju, siis sellest ei ole midagi abi ja tegelikult üllataval kombel see ilmaennustus oli päris täpne ja küll 1 tunni võrra hiljem saabus siis selline totaalne vasakpööre. Et keegi ei tahtnud seda alguses ikkagi seda julget otsust teha, et täiesti üksinda kuhugi minna. Siin hakkavad nüüd esimesed ära pautima. Ja. Aga ka mitte veel lõplikult, vaid lihtsalt natukene sinna mere poole. Aga siit tuleb nüüd see, kus... Ja siis tuli kerge väike pööre vasakule ja siis suur osa paate, võiks öelda, tegelikult isegi enamus kasutas seda kerget vasakpööret ära selleks, et siis minna Soome alla ja ka paljud arvasid, et sellega siis eilsed need vasakpöörded piirduvad. No näed, sina või teie hoidsite siia endiselt veel edasi nagu Eesti poole, et Olümpik on juba siin nii-öelda juppmaad kõrgemal ja siis need uued XR-id läksid juba ära, eks ole. Et kui siin nüüd seda suurt pilti vaadata, siis on näha, et siin hakkasid siis nüüd nagu arvamused lahku minema. Kihled tulevad mõlemale poole minejatele, tuleb kallas vastu. Just. Et see Soome laht on suht kitsasing. Nüüd läksid ära. Saar tuli ette, aga nüüd mis siis oli selle hetkeni, kuni praeguse hetkeni, kuni selle hetkeni, kus me praegu oleme, tuul tegelikult selle asemel, et keerata vasakule, keeras hoopis tiba paremale. Meiega koos siis oli ka Olümpik ja siis üks Taani see super see XR41 oli nende koos. Ja nüüd ma arvan, et nüüd praegu siin nüüd lähima poole tunni jooksul siis hakkaski juhtuma. Siin on juba näha, et tulevad nii-öelda kontrollima, tulevad siis need XR41 siit, kes läksid Soome poole rohkem, seda tahavad ette teha. Alati on ju taktika on see, et hoia ennast nii-öelda konkurentide ja märgi vahele, siis sa oled nagu õiges kohas, eks ole. Nii, no nüüd on näha, et jõutakse enna ülemisse või kõige nii-öelda kaugemasse märki ja siin on, ütleme, 100 on siin ilusti näha, eks ole. Et sellel hetkel olite te siis väga korraliku positsiooni peal. Te olite ju siin 6. kohal, eks ole. Aga selleks hetkeks oli purjetatud juba siis mitu tundi? No 14,5 tundi. Ja meil oli tegelikult hea meel, et me nii heal kohal jõudsime sinna ülesse märki ja sellise hea stardipositsiooniga siis nendeks taganttuule otsadeks. No mis on teie leib tegelikult. Mis on meie leib. Nii, aga nüüd, kui me siit nüüd edasi läheme, siis ütleme, et esialgu tulite siia Eesti ranniku poole, eks ole, ja järgmine järg paistab. Ja põhimõtteliselt oli vahepeal... Vormsi ja Hiiumaa seal vahel, jah. Just. Ja vahepeal korraks kadus teil tracker öösel ära. Ma ei näinud vahepeal teid, eks ole. Meil hakkas see tracker millega pärast jupsima ja proovisime seda restartida ja siis
Ja siis ta arvutas meid kohe viimasele kohale. No just, et seda vaatasin. No ja siis me juba telefonist juba tundsin sõnumid hakkas tulema, et siis vaatasin, lugesin ühe läbi, siis sain aru, helistasin kaldale ja ütlesin, et järsku saavad uuesti ikkagi selle niimoodi käivitada, et me ikkagi liigus teistega koos, et me ikkagi võtsime märgi ära. Ja. Aga jah, see on vahepeal meil ta millegi pärast, ma ei tea isegi, mis see põhjus oli, aga... Ja. Nii, me võime nüüd natukene vist edasi kerida ja siis, kui hommik ette jõudis, siis olite juba Eesti rannikul ja saite siis hakata kodu poole purjetama. Ja väga pikk siis allatuule. Hästi pikk ots oli, jah. Ja noh, siin siis tegid ilma eile siis täiesti uued 42-jalased need XR 41, mis siis kõik teadsid, et on allatuules kiired, aga noh, need olid nii kiired, et seal esikolmikus ei olnud mitte kellelgi asja tegelikult. No meil oli selgelt parim kiirus siin omasuguste seltskonnas ja 5. koht oli tegelikult laual esimese, ütleme 5-6. Aga lihtsalt juhtus see, et esimesed 4 kohta täna kahjuks kuulusid 3 XR 41 ja Wind Whisperile, sinna kellelgi teisel asja tegelikult ei olnud. Ja. Me oleme tegelikult rahul sellest, arvestades seda, et täna see esinelik oli suhteliselt kindel, siis seal nagu tihedalt kannul, et polnud paha. Mis sa nüüd nendest rajasõitudest ootad? Ootan väga rasket võistlust ja tegelikult üritame võimatut võimalikuks teha ja sõita nii hästi kui võimalik selle aeglase paadiga. Aga hoian pöialt ja soovin edu ja nüüd saad minna välja puhkama. Ja, aitäh. Okay.